kuna ma olen olnud oma elus väga vilets arhivaar ja siis ma avastasin, et mul fotomaterjali praktiliselt ei olegi aegadest, mis jääb sinna rohkem kui 10 aastat tagasi, aga see ei olegi nii oluline. Et ma võib-olla teen lühikese siis sellise kokkuvõtte, et mis mind võib-olla siis disaineriks saamisel kõige rohkem mõjutanud on, et kui minna tagasi täiesti algusesse ja öeldakse, et perekond ja keskkond mõjutab sind ikkagi väga palju, vähemalt 50% sinu kujunemise loos, siis minu puhul ma arvan, vastab see tõele, et mu ema on tekstiilikunstnik ja tädi on keraamik, mu vanaisa oli, ta on lahkunud meie seast, oli skulptor Enn Roos, kelle ateljees ma tegelikult väga suure ajast oma lapsepõlves veetsin ja minu esimene selline teadlik eriala valik üldse oligi tegelikult skulptor. Aga mäletan ka, oli meil vanaisaga tõsine vestlus sel teemal ja ütleme nii, et ega ma praegugi teab, mis suur tüdruk ei ole, ma ikkagi lapsena olin väga närb ja siis ta vihjas väga delikaatselt minu füüsilisele ütleme siis nii füüsilise jõu olemasolule ja arvas, et ma võib-olla võiks mõelda teisi alternatiive, mis ei eelda siis nagu nii tugevat rammu. Ja ma veel päris pikalt mõtlesin nagu selle üle, et millise ma selle valiku teen, miks ma moodi läksin õppima, ma isegi ei oska öelda, et see tundus mulle tol hetkel huvitav. Tekstiiliga ma olin väga lähedalt kokku puutunud, ma lihtsalt hakkasin väga varakult tõmblema. Ma arvan, et ma olin 12 või 13, kui ma hakkasin ise oma rõiveid tegelikult tegema ja valmistama. Ja tolle ajases nagu aegruumis, oligi 2 võimalust, kui ma siis oma valmistatud riietega Tallinna tänavatel läksin, kas keegi ütles, et väga lahe või siis keegi ütles, et mis asi see on, et kuidas sa julged niimoodi käia või et mine ära koju, et alati see reaktsioon oli siis ühte või teistpidi. Aga enne Eesti Kunstiakadeemiasse minekut käisin ma ka Tallinna Laste Kunstikoolis Kevade tänaval, mis oli erakordselt, mis siiamaani toimib ja oli erakordselt inspireeriv ja tore ja meil oli väga äge kursus ja me olime ka esimesed ja ma ei tea, kas seda pärast üldse toimuski, meil oli selline huvitav alternatiivne viimasel aastal õppe, mida juhendas Raul Kurvits nagu performance, nagu esitluskunst, kus me siis asusime tegema selliseid ühiskonnakriitilise performanceid, sellest ei ole muidugi, ma arvan, mitte midagi kuskil kellelgi talletatud, sest see oli nagu nii ammu, ma ei tea, mis see võis siis olla, 80 lõpp äkki suisa isegi või? Jah, aga mäletan, meie esimene performance oli Tallinna kunstihoones, me olime ise, ma arvan, keskkooli sellised alguses ja see kõik jättis mulle ikkagi väga tugeva sellise nagu mälupildi just nimelt sellest, kui oluline on nagu osaleda ühiskondlikus dialoogis ja kogu selline sotsiaalne närv ikkagi sai kõva sellise suraka sealt, pluss kui minna veel tagasi vanaisa juurde, kes oli erakordselt suur taaskasutaja, kuna ta tegi ikkagi massiivskulptuure ka, siis meil oli alati niimoodi, et seal tema stuudios oli üks suured kotid, kuhu me kogusime kõik tekstiilijäätmed, millega ta siis skulptuurid täitis. Ja see oli üks teine kott, kuhu me korjasime need asjad, mis olid enam-vähem kasutuskõlblikud, kuni selleni välja, ma mäletan, meil oli ükskord aga arutelu, et kas üksik king peaks sinna minema või mitte. Need olid siis need, mis vanaisa kokku kogus ja saatis Aafrikasse. Nicaraguasse käis tol ajal siis mingisugune humanitaarabi saatmine nõukogude ajal. Siis tema oli veendunud, et kindlasti on kuskil ka ühe jalaga mees, kellele see king võib kasulik olla. Et see selline nagu mõtlemisviis ikkagi vaadata ja mõelda, kuidas asju teha nendest olemasolevatest materjalidest on nagu sügavalt pärit lapsepõlvest. Pluss kogu mu isapoolne suguvõsa, kõik naised on väga-väga tugevad käsitöö tegijad ja sealt ka minu nagu suur käsitöö nagu huvi ja oskus väga varas. Ma juba kudusin seal, ma arvan, enne kooli ma juba kudusin endale esimese salli, et ma lihtsalt olen väga käeline kogu aeg olnud ja mulle see kätega tegemine on väga hästi sobinud ja see on mulle siiamaani väga oluline, et kui mul ikkagi on vahest aega ja kui on vaja ennast kuidagi maandada, siis ma nimetan seda vaba õmbluseks, siis ma ikkagi lähen stuudiosse ja võtan kangarulli ja lihtsalt istun ja õmblen midagi, et see on kuidagi minul seotud väga ka tugevalt sellise nagu enda sellise maandamise või kogumise nagu viisiga. Aga mis veel on olnud kindlasti väga oluline asi oli hula, kui ma mõtlen, sest et kui ma lõpetasin
lõpetasin bakaõpingud, siis mul oli väga tõsine nagu teatrihuvi. See teatrihuvi tuli sellest, et ma seal bakaõpingute ajal sain aru, et ega see mood on ikkagi üks erakordselt keeruline tööstusharu ja et ma tegelikult ei taha lõpetades moekunstnikuks saada või moedisaineriks, sest et mulle tundus, et see ei lähe kokku minu siis arusaamadega, kuidas asju tegema peaks. Tol hetkel ma seal lahendust ei leidnud ja siis ma hakkasin väga palju tegelikult juba bakalaureuseõppe ajal hakkasin tegema koostööd teatritega ja Von Krahli teater oli esimene, kellega me hakkasime koos töötama. Ja siis ma läksin magistratuuri ja minu magistri teema tegelikult oli teatrikeskne täiesti. Siis minu diplomi lavastus oli, kui ma baka lõpetasin, oli ka Krahli teatris kostüümiteatri üks lavastus, mille juhendaja oli mul toona Ervin Õunapuu ja see oli ühe Eesti moedisaineri või siis rätsepa nagu autobiograafilisel nagu sellisel elulool, kes siis lahkus siit teise maailmasõja ajal ja kelle juures õpipoisiks oli Karl Lagerfeld tema nagu esimeses stuudios. Ja see oli väga huvitav lugu, mis neil seal juhtus, palju sellest on tõsi, palju mitte. Ermis on tegelikult olemas selle kohta päris palju huvitavat materjali. Ja siis oli see hoopis nagu, minu huvi oli hästi-hästi selline nagu teatrikeskne. Kui ma läksin magistratuuri, see oli esimene aasta, kui võeti disainis magistriõppesse, siis mina tahtsin teha järgmist lavastust. Mul oli ikkagi plaan teatrit teha. Ja see teema, millega ma toona tegelesin, oli tegelikult siis avangardismi ja moe kokkupuutepunktid on ju. Aga siis juhtus elus niisugune lugu, et ma sain emaks ja võtsin ühe aasta vabaks ja kui ma tagasi tulin, siis oli kogu magistriõppesüsteem muudetud ja mul oli valida, et kas ma liitun, oli tekkinud teemapõhine magistratuur, mis oli tol ajal oli selline nähtus ja mul oli valida, et kas ma liitun siis teiste 3 magistrandiga, kes teevad kaubamärki või et mul ei olegi muud varianti. Ja ega ma mõtlesin, mis ma siis teen, ega mul magistrikraadi võiks teha, õppida mulle meeldib. Ja liitusin siis sellise seltskonnaga nagu Marit Tahven, Anu Lensmet ja Eve Hanson. Ja see magistriprogramm, mis oli siis kokku pandud väga sellise tööstusdisaini nagu inspireeritud tööstusdisainist ja meie nagu magistritöö oligi luua üks kaubamärk täiesti siis raamatutarkusel põhinevalt ja siis tol ajal selliseid nii-öelda sõltumatuid brände või kaubamärke oli hästi vähe Eestis on ju, see oli ikkagi, see oli 90ndate lõpp on ju. Ja siis need 2 aastat, mis me koos tegutsesime, meil oli väga-väga kihvt koostöö ja väga tore nagu tulemus ka sellel tööl, see siis lõpuks formuleerus kaubamärgiks Hula, mis oli väga pikalt tegelikult Eesti Kunstiakadeemia moeosakonna bränd, kus kõik järgmised tudengid siis selle kontseptsiooni järgi õppisid ja kollektsioone tegid. Me lõpetasime ära, me liikusime edasi, aga see Hula stuudio elas tõesti päris pikalt, mingid aastad tagasi, ta lõpuks EKA ei suutnud teda enam üleval hoida ja nagu juhtub väga paljude selliste väikeste kaubamärkidega, siis selleks, et sa ikkagi ellu jääksid, sa pead ka kuidagi majanduslikult olema iseseisev, aga seda meie väiksel turul ja on keeruline saavutada ja nii läks ka see Hulakene nagu oma teed. Teine asi, mis ma arvan on väga oluline olnud, on seesama Erki moeshow, mida kui ma olin teisel kursusel, me Andro Kööbiga taaselustasime ja korraldama hakkasime. Andro läks koolist ära ja siis mina jäin teda kuidagi korraldama. Korraldasin teda, ma ei tea, ma arvan, et pea 10 aastat. Ja miks ta nagu oluline, miks ma teda oluliseks pean, on see, et esiteks oli ta esimene selline nagu moe lavastus üldse, mida niimoodi tehti tol ajal, niimoodi nagu suuremalt ei olnud konkureerivaid üritusi. Ja ta kujunes nagu nii ülipopulaarseks, et ma mäletan, et kui me esimene või teine aasta seda tegime seda toona vanas EKA hoones Tartu maanteel seal selles saalis, kuhu pressib jõuga võib-olla 600 inimest sisse, siis ja ainuke, mis me reklaamiks tegema mäletan, et ma vist ise veel joonistasin nagu 2 A3 plakatit ja panin kuhugi need üles, on ju. Aga inimesi tuli nii palju, et me pidime sel samal päeval otsustama, et me teeme 2 etendust, et siis esimesel päeval ja siis teisel päeval ka, et kõik, kes soovivad tulla vaatama, saaks seda vaatama tulla.
ja noh, tol ajal ta ei olnud tegelikult mitte kuidagi kooliga seotud, see oligi täiesti nagu sõltumatu vaba lava, kõik Eesti Kunstiakadeemia tudengid said, põhimõtteliselt kogu see kontseptsioon oligi see, et palun, siin on teile vaba lava, näidake, mis te tahate, tehke, mis te tahate ja kutsuge, keda te tahate sinna osalema. Ja see kuidagi kujunes nii inspireerivaks ja nii edukaks ja sealt tegelikult kasvas väga palju asju edasi välja, palju koostöösid ja palju järgmisi asju. Ja ma isegi mäletan, kuidas Eesti Kunstiakadeemias oli üks majandusala juhataja, üks härrasmees, kes kuidas siis, kui meil see Erki Moeshow läbi sai ja ma esmaspäeval kooli tulin, siis kuidas me käisime see majandusala tööjuhataja ja siis moekateedri see osakonna juhataja oli hästi tigedad, sellepärast, et ta käisid ja näitasid mulle, et kuskilt oli mingi trepist oli väike tükk ära ja hirmus pahandus oli. Ma proovisin öelda, et saage aru, et see on ikkagi tudengitele oluline. Järgmine aasta me ei luba teil teha. Ikka lubasid. Nüüd on tast saanud, eks ole, Eesti Kunstiakadeemia selline nagu suur üritus ja konkurss ja nii edasi. Ma lihtsalt mina olen, kes mulle meeldivad sõltumatud asjad väga ja alati on meeldinud, siis mulle tundub, et selle Erki Moeshow nagu algne olemus oli midagi muud, kui ta praegu on, aga praegu ta on see, mis ta on ja see on, ma arvan, tudengitele väga kihvt väljund oma asju näidata ikkagi. Kolmas asi, mis ma korra natuke rääkisin, aga miks see teater oluline on see, et tõesti ma olen teinud seda teatrit ju isegi võib-olla kauem kui moodi, aga just nagu kostüümikunstnikuna ma olen teinud tegelikult ka lavakujundisi ja filmi samamoodi. Aga ta oli oluline sellepärast, et kui ma ei suutnud nagu disainerina näha seda lahendust, kuidas oma loomingut siis jätkusuutlikult teha, siis teater andis selle võimaluse mulle kuidagi kergemini kätte, et ma ju alustasingi tõesti juba baka ajal ja kui ma hakkasin Kraalis esimese tükke tegema, siis see põhimõte, kuidas ma tegin, oligi see, et ma kasutasin ainult olemasolevaid materjale ja mõned üksikud näited, ma olen teinud üle 100 lavastuse, ma panin siia mõned üksikud näited, mis ma tegelikult ausalt ütlen, fotod, mis ma olin võimelised leidma. Võluflööt, see oli üks lavastus siis, kus tolle ajal Uuskasutuskeskus just tekkis, ma tegin hästi palju nendega koostööd, siis nende nii-öelda kraam, mis müüki ei läinud, korjasin kokku ja tegin nendest siis kostüüme. Siis teine niisugune oluline või minu jaoks hästi armas koostöö, mis oli Eesti Naiste Laulud, meil oli üks triloogia seal Kaljuste ja Jalakaga, mis me tegime, kus ma olin kunstnik, olidki Eesti ballaadid, Eesti naiste laulud ja Eesti meeste laulud, et see ballaadid oli võib-olla kõige nagu suurem, Eesti laulud olid naissalel ja see oli niisugune selles mõttes nagu tore töö, et kui me seda kontseptsiooni otsisime ja mõtlesime, et kuidas ja mida seda teha, et seal oli suur soov, kuna seal elektrit selles küünis ei olnud, teha ta siis nagu täiesti nagu naturaalse valgusega ka ja siis me mängisime seda ju palju suvesid ja siis see kujunes selliseks, et toona nagu see mõte oligi siis, mis ma pakkusin, et võiks teha niisuguse nagu nii-öelda moe catwalki ja et kogu see lavastus on siis üles ehitatud sellise nagu väga kollektsiooni põhiselt, mis lõpuks toimiski selle lavastuse kontekstis väga hästi, siis ma tegin igaks suveks tegin jälle uue kollektsiooni. Et tegelikult seal see kostüüm vahetus kogu aeg ja samamoodi kogu see kostüüm ja suur osa sellest kujundusest oli ka tekstiil, siis see kõik pärines, need olid kõik siis vanad kodutekstiilid, et seal ma ei kasutanud mitte vanu rõivaid, vaid kodutekstiile. Ja samamoodi, kas kogusin siis hästi palju just sellist nagu ka meie traditsioonilist tikandit ja linast ja käterätte ja pitse ja kõike seda, millel on tegelikult ka selline kultuuriliselt ajalooline tähendus. Ja üks asi, mis on ka hästi oluline, et niimoodi vanadest asjadest tehes sa tegelikult õpid väga palju. Et kui sa võtad lahti mingisuguseid, ma ei tea, kas 50-ndatel tehtud asju või siis arutad lahti mingisuguseid või vaatad või töötad mingisuguste 40-ndatel, 30-ndatel pilutatud või tikitud asjadega, siis sa tegelikult õpid väga palju nii tehnoloogiat kui neid käsitöövõtteid ja kõike seda, et ta tegelikult on ka täiesti, annab vastu hästi palju. Ja siis kolmas näide on minu esimene koostöö Tallinna Linnateatriga, Meie kangelased oli Elmo Nügaseni lavastus, kus ma siis kasutasin ainult nende
vanast kostüümilaost leitud asju, et tol ajal oli neil kostüümiala juhataja oli selline vanem proua, kes ei olnud tõepoolest mitukümmend aastat, ma arvan, 30 või 40 aastat kostüümiladu sorteerinud. Ja mul oli siis võimalus sukelduda sinna ja ja leida sealt alates Voldemar Panso viigipükstest kuni ei tea milleni, et see oli täiesti vapustav nagu aardekast minule. Ja see osutus ka nagu näitlejate jaoks nagu nii toredaks selliseks rännakuks teada, sest igal kostüümil, mis tegelikult tavale läks, me küll muutsime seal palju asju ära ja ma disainisin palju asju ümber, aga seesama selline nagu kostüümiga kaasa tulev ajalugu muutis nagu näitleja jaoks selle kostüümiga nagu väga vahvaks, et see oli väga selles mõttes nagu tore töö, et seal ei olnud tõesti mitte ühtegi eset see tol hetkel seal laval, mis oleks tulnud väljaspoolt kui nende enda nagu ajalugu sealt kostüümilaost eelnevatest siis ammustest aegadest. Ja siis võib-olla nüüdseks on kuidagi elu läinud nii, et mood on saanud või moedisain on saanud nagu kõige suuremaks osaks mu igapäevaelust, sellest, millega ma tegelen. Miks see nii on? Eks mingis mõttes on ta selline distsipliin, mis nagu pidevalt areneb ja muutub ja kuna ma ka teadurina selles vallas tegutsen, siis on seal nagu neid uksi järjest ikka iga päev avanemas ja see on lihtsalt erakordselt põnev valdkond minu jaoks jätkuvalt, sellepärast ma sellega ka nii aktiivselt tegelen, aga ma mõtlesin, et ma teen mingi jalutuskäigu, läheme kuhugi ajas natukene tagasi, et seal on ka ikkagi väga selge areng disainerina olnud, et kust ma siis alustasin, et kui ma ütlesin, et kui ma teatris hakkasin katsetama nende taaskasutusmaterjalidega, siis ühel hetkel ma tegelikult mõtlesin, et miks mitte siis proovida moes sedasama teha ja hakkasin tegema vaikselt, sest sellest hetkest, kui ma magistratuuri lõpetasin aastal 2002, siis tegelikult sellest hetkest alati on mul oma stuudio ka olnud, kus ma olen asju teinud. Hakkasin tegema esimesi kollektsioone ja need esimesed kollektsioonid sündisid siis niimoodi, et samamoodi, et ma kas kogusin siis mingeid vanu rõivaid kokku, see kollektsioon sündis toona niimoodi, et siis sotsiaalmeediat kui sellist asja veel ei olnud, ma saatsin välja pressiteate, et võite tuua vanu teksapükse siia sellel aadressil ja eks ta siis kuskil uudistes ilmselt ilmus, aga mind uputati nende kasutatud ja vanade teksapükstega ikkagi täiesti üle ja siiamaani inimesed toovad mulle neid, et ma arvan, et see oli umbes 18 aastat tagasi ja siiamaani inimestel on see meeles ja ma saan meile ja vahest ka telefonikõnesid, et kas ikka võib jätkuvalt mulle teksapükse tuua. Mul pole kunagi südant öelda, et ärge tooge, ma ütlen alati, tooge ikka ja ikka võib. Ja siis on aeg-ajalt tekivad niisugused suured hunnikud, siis ma võin vahest ise neid uuskasutuskeskusesse, aga sellele on leidunud uus väga äge nagu väljund, nimelt minu 18-aastane poeg on avastanud enda jaoks moekunsti, selle kohta saab rohkem moekunsti öelda, mis tema teeb, nii et ta on võtnud need kõik teksapüksid nagu nende ringlusse võttu enda kanda, nii et ta oma sõpradega, mis on väga huvitav, et reaalselt enamus ongi nagu noormehed, ehk siis nagu noored mehed, kes käivad meil stuudios õmblemas, et väga äge. Aga jah, see oli, ma ei mäleta, kas see oli üks esimesi, kas ta päris esimene oli või ei olnud, kus ma siis kogusin need teksapüksid kokku ja hakkasin otsima, et kuidas siis teha seda rõivast nii, et ta ka tegelikult mugav ja kantav oleks. Selle kollektsiooniga ma käisin ka Londoni moenädalal, seal oli toona selline platvorm nagu Esteetika, mis siis näitas just nimelt jätkusuutlikku moodi. Ma sain väga palju väga positiivset tagasisidet ja nii edasi, aga mitte mingisugust müüki ei toimunud. Siis mõtlesin, et okei, et millest siis see küll võiks tulla ja väga lihtne oli aru saada, et põhjus on ikkagi selles, et kui sul on väikestest tükkidest toode, kus on väga palju õmblusvarusid sees, siis ta tegelikult on raske ja tegelikult lõppkokkuvõttes on ta ikkagi väga nišitoode ja kuna sa paned sinna nii palju aega sisse, siis selle toote hind ja mugavus ei ole omavahel tegelikult väga sellises heas koosluses ja ma tegin seda kollektsiooni, tegelikult tegin
päris palju ja müüsin ja siiamaani ma vahest näen linna vahel kedagi veel selles lapilises jakis või mingis asjas käimas, et ta ikkagi on oma elu elanud, siis niisugune järgmine sellest edasi ma hakkasin katsetama neid, kuidas saada, mu suur soov oli jõuda sinna, et see toote hind ka oleks selline, millega sa üldse oled võimeline turul konkureerima, sest noh, disaini puhul ikkagi on erakordselt oluline see, et sa seda ka, et inimesel oleks seda vaja, et ta seda ostaks, et muidu on ta ikkagi tegelikult niisugune, teedki kas seinale või riiulisse, on ju. Aga disaini puhul on oluline, et ta oleks ka müüdav ja kantav, siis ma segasin omavahel orgaanilist puuvilla ja orgaanilist villa ja siis siin selle kleidi peal on näha, hakkasin esimest korda siis töötama tootmisülejääkidega, et kaardistasin, tegin suure kaardistuse Eestis, millised tootmised meil olemas on, mis materjale on, helistasin, ma ei tea, kui palju ma neid tootmisi läbi helistasin ja läbi sõitsin. Lõpuks siis Valgas asuva teksapükse tootva ettevõttega saime kokkuleppele, et nad olid siis nõus oma tootmisjääke mulle andma. Ehk siis jäi ära üks väga kallis ja suur etapp, see teksapükste lahti arutamise, pesemise ja puhastamise etapp, et mul oli siis ülejääk materjalid tehasest. Ja see võis olla, noh, ma arvan, 2000 võib-olla 16-17 aastat tagasi, ma arvan, võis see olla. Ma laste järgi arvutan, siis Artur oli niisugune paariaastane, kui ma seda kollektsiooni tegema hakkasin. Siis kuna ma pidasin stuudiot, siis ma aeg-ajalt tegin selliseid nagu vahekollektsioone, et stuudios ma tegin ka palju tegelikult klientidele asju ja siis ma tegin niisuguseid, ma ei visanud ühtegi ülejääki ära, ma kogusin nad kõik kottidesse ja siis mul olid niisugused nagu vahekollektsioonid. Siin selle pluusi peal olid, ma mäletan siin järjest kõik need leiblid, kuidas eesti keeles see sõna on? No jah, need sildid, jah, kaubamärkide sildid olid seal, mida ma olin siis kasutanud ja arutanud uute asjade tegemiseks ja noh, siit on näha, eks ole, niisugused kangajupid, et siis ma tegin niisuguseid vahekollektsioone, kus ma õmblesin need jupikesed kokku kõik ja tegin nendest, aga need olid kõik ikkagi noh, ühekordsed tooted, siin on üks vana kardin, kes veel nagu lapsepõlvest mäletab, paljude suvilate akende ees olid seda tüüpi kardinad. Siin on samamoodi üks näide, kuidas mingitest juppidest on kollektsioon. Siis see kollektsioon, järgmine on selle edasiarendus ka jälle orgaanilise puuvillaga, mida tellida oli erakordselt keeruline, küll ma otsisin seda Indiast, lõpuks ma tellisin, värvi õiget sealt saada ei olnud võimalik, tol ajal ikkagi see oli nagu nii algusjärgus, et see väga lihtne ei olnud. Ja siis ühel hetkel ma otsustasin, et ega üksinda sellest rägastikust kuidagi välja tulla on üsna keeruline, et ma võiks õppimist jätkata, oli aasta 2007, kui ma läksin, siis jätkasin Eesti Kunstiakadeemias doktoriõppes ja ma ka nii hästi mäletan, et kui ma läksin oma selle taaskasutusteemaga, siis aastal 2007 oli see natuke niisugune, et no ei tea, mis see ikkagi täpselt, et see tekitas nagu küsimusi, aga no sisse ma sinna sain ja ju nad siis ikkagi arvasid, et mul mingisugune mingi agenda sellega on ja hakkasin tegelema siis aktiivselt ainult selle väärtustava taaskasutuse poolega. Mul oli väga palju mõtteid, kui ma alustasin, et kuhu ma jõuda tahan ja nagu selle protsessi käigus nagu ikka, niimoodi süvitsi minnes, ta järjest rohkem ja rohkem selgines. Ja ma tegelikult töötasin välja sellise, seda oli ta nimeks Trash to Trendi platvorm, mis koosneski siis sellest, et kuidas siis ma keskendusin siis rohkem nagu tootmises tekkivatele ülejääkidele. Ta oli selline nagu ringsuse mudel, millest me praegu räägime nagu juba hästi palju, mis on ju tore, aga ta tegelikult vaatas siis kogu sellist elukaarepõhist disaini, et kuidas siis teha toode olemasolevast materjalist, kui see on tehtud ja inimene seda kannab ja ta ühel hetkel soovib kas seda ümber disainida või ära müüa, et mis need järgmised sammud sealt on, et siis sinna platvormile oligi liidetud see kaardistus, kus saada need ülejääkmaterjalid, siis nagu see disaini osa, mille mõte oli see, et see disain on, disain võib olla nagu ühes kohas, aga sa saad seda disaini müüa näiteks
siis teise geograafilisse punkti, kus see toode valmistatakse sealsest ülejäägist, et vältida siis nagu transporti. Ja siis, mis on siis need nii-öelda järel või siis toote eluea pikendamise meetodid, et sa saad sul on parandusteenus sealsamas stuudios, sa saad ümber disainida selle toote ja kui sa seda tõesti enam ei vaja, siis sul on võimalus see tagasi tuua ja siis see, millele tol ajal üldse lahendust ei olnud ja ka praegu ei ole lahendust, on see, et kuidas see siis suunata ümbertöötlusesse, et toona see teema jäi katmata, sellega olen ma tegelenud siin viimastel aastatel teadurina aktiivselt. Ma panin lihtsalt mõned niisugused kollektsioonipildid, et saate lihtsalt aimu, et kui ma siis jõudsin ühel hetkel selleni, et ma hakkasin tegema seda kaubamärki, mida praegu ilmselt, kui te teate, siis mis kannab nime Reet Aus ja mis põhineb siis sellisel nagu tööstuslikul väärtustaval taaskasutusel ja ümbertöötlusel, siis selle kaubamärgi või selle nagu disainiarenduse nagu kõige suurem väljakutse ongi olnud, et kuidas siis minna sellisest väiksest stuudiopõhisest taaskasutus kaubamärgist suureks selliseks, et sa oled võimeline tegema ka koguseid, sest see on üldjuhul kõige suurem probleem, kui sa teed asju väikselt või kui sa teed taaskasutusmaterjalidest, siis sa ei suuda tegelikult teha koguseid. Ehk siis sul on keeruline müüa, sul on keeruline turule tulla, sul on keeruline majanduslikult ka jätkusuutlik olla. Ja kuidagi läks elus jällegi niimoodi, et me tegime Jaak Ilmiga dokumentaalfilmi Moest väljas ja filmimise käigus sattusime Bangladeshi ja kui sealne selle ettevõtte Eximco tegevjuht sai aru, millega ma tegelen, temal läks tuluke põlema ja meie üks jutt viis järgmine kolmandani ja tulime sealt tagasi niimoodi, et ma olin temaga käed löönud, et me hakkame tema tehases seda väärtustavat taaskasutust juurutama. Ja see osutus meil erakordselt edukaks ettevõtmiseks. Nii et Bangladesh oli vahepeal mul selline nagu teine kodu, mille vahet ma hästi palju liikusin. Lihtsalt, et aimaksite seda nagu see tehas, millest ma räägin, ja seal töötab 40 000 inimest. Tegemist on ikkagi erakordselt suure ettevõttega ja kus nad teevad siis kogu alates kanga tootmisest kuni siis toote pakendamise ja väljasaatmise, kogu protsess on ühes kohas. Ja minu suur huvi toona oligi siis see, et kuidas me saame seal tekkivad ülejäägid tagasi tootmisse suunata nii, et nendest ei saaks jäätmed ja nad ei peaks need siis, ma ei tea, prügilaid seal sellisel kujul toona ei olnud, pole praegugi, et nad ei peaks lõpetama siis kuskil sellises kohas, kuhu nad ei peaks jõudma. Ja me testisime neid erinevaid meetode, tegime neile arvutused ja tegime ka keskkonnaarvutused ja jäätmeanalüüsi sellele tehasele. Siis ma kutsusin appi Harri Moora Stockholmi Keskkonnainstituudist ja kui me siis need numbrid toona sellele nõukogule nii-öelda laua peale panime, nad said aru, et nad ikkagi iga aasta viskavad või proovivad lahti saada materjalist, mis tegelikult on kasutuskõlblik ja läheb neil maksma umbes $3 miljonit, siis nad muidugi tundus neile, et see oleks väga tore asi, mida katsetada ja nii me hakkasimegi nende juures esimesena selles Bangladeshi tehases seda väärtustavat taaskasutust rakendama, et me avasime selle oma õmblusliini nende tehases ja esimesed kollektsioonid alguses tegelikult oli see natuke nii, et mul ei olnudki plaanis mingit kollektsiooni teha, mind huvitas rohkem see uurimuslik pool. Tolleks hetkeks ma olin juba doktori ära kaitsnud ja otsisingi nagu mingisugust uut vahvat väljakutset. Aga see kõik hakkas üsna tormiliselt arenema ja tuli välja, et need tooted, mida me seal nende ülejääkidest teeme ja disainime, on tegelikult täiesti sobilikud ka turule. Ja siis ma panin nendest näidistest, mis me olime teinud sellise nagu ühe kollektsiooni kokku ja läksin Berliini moenädalale. Tol hetkel oli Berliini moenädal Euroopas ainukene koht, kellel oli siis selline roheline platvorm ka nagu Green Showroom. Praeguseks on ta ennast kinni pannud kahjuks. Ja see kollektsioon osutus nii palju edukaks, et me saime ka esimesed tellimused. Mis ma võin teile öelda, juhtub üliharva, et kui sa lähed esimest korda midagi näitama, et siis keegi seda ka sult ostma hakkab. Ja siis see oli siis esimene nagu selline hetk, kus ma sain aru, et võib-olla on siin ka tegelikult potentsiaal
teha midagi, mis võib ka olla areneda nagu veel rohkem või natuke laiemalt. Ja siin on lihtsalt näiteid mingitest, see vist oli 2007 kollektsioon, mis on, toona pildistasime väga toreda Dmitri, ma olen nimekeenust Tiimaga. Ja meil tegime väga toredaid, ma mäletan, kuidas näiteks see pilt nagu praeguses kontekstis oleks hoopis teise tähendusega, kui ta toona oli, on ju. Või et näiteks see pilt, mis seal vasakul on teie poolt vaadates, seda näiteks toonane minu turundusjuht ei lubanud kuskil kasutada, ütles, et keegi ei taha näha sellist, aga tore pilt minu arust jällegi. Et me lustisime temaga kõvasti ja tegime väga toredaid moeseeriaid, mis on omakorda ju tegelikult ka selline üks kunstiliik, et 2019, et siin natuke on tooteid ka näha, jällegi üks foto, mis tänases päevas räägib hoopis teist lugu kui toona. Pakendatud. Üks järgmine kollektsioon. Ja see kollektsioon nagu kuidagi vaikselt nagu arenes ja ühel hetkel oli siis niisugune olukord, et lihtsalt see, kuidas minu jaoks ta väga palju aastaid oli tegelikult nagu ikkagi väljendusvorm oma akadeemilisele uurimusele, sest et kui ma lõpetasin doktorantuuri, siis ma jäin ka Eesti Kunstiakadeemiasse tööle, sest mind kutsuti sinna disainiteaduskonda vanemteaduriks ja kuna ma majas nagu EKAs olingi esimene nagu kes disainis doktori tegi, et Kärt Sumatavat tegi enne mind, et tema kaitses Helsingis, et EKAs, see oligi esimene EKA disaini doktoritöö kaitsmine, siis suruti mind seina äärde ja öeldi, et nüüd tuleb hakata disainiteadust arendama, sest sellist distsipliini EKAs varemalt ei olnud. Ja kui mina kaitsesin, siis oli see üldse nagu väga suur nagu arutelu, et EKAs on väga tugev ju kunstiajaloo taust, on ju, teoreetiline taust väga tugev, et mis see disaini või disaini uurimus siis üldse on, et sellist distsipliini toona me väga hästi ei tundnud ja arusaamine, milline see doktoritöö siis tegelikult peaks välja nägema, oli ka üsna segane, et mind selle doktoritöö tegemise käigus kutsuti ka 2 teise ülikooli selle teemaga, mida ma täitsa tõsiselt ka kaalusin, aga siis lõpuks ikkagi jäin EKAsse, siis mõtlesin, et ikkagi on huvitav seda ka siin arendada ja tõesti aru saada, et kui me võtame näiteks UK, siis UK-s on see ikkagi disaini uurimus ajalooliselt ikkagi väga tugev ja selgepiiriline, samamoodi Skandinaavias on ju. Et mul oligi esimene juhendaja oli mul Aaldos, kuhu mind kutsuti ja teine oli Londonis, kuhu samamoodi mind ühel hetkel kutsuti, aga nii huvitav, kui see ka ei ole ma sealt EKAst, olema seal siiamaani, et ma tegelikult hakkasin seal toimetama siis, kui ma magistratuuris olin ja olen seal siiamaani teadurina tööl ja seesama kollektsioon, mida praegu paljud inimesed teavad mind ikkagi nagu T-särgi õmblejana, mis on ka okei. Et lihtsalt see on nagu väga suure osa ajast olnud lihtsalt sellise akadeemilise uurimuse väljund, et katsetada mingeid asju, et see ettevõte või see bränd on olnud selline praktiline nagu katsetuspõld, kus mingeid asju proovida, et kas nad tegelikult toimivad või ei toimi, mis on ka väga oluline nagu sellise tarbekunsti või siis disaini puhul, et kas sa suudad luua toote, millega sa oled konkurentsivõimeline ja mida inimene ka ostab, et see tegelikult on üsna keeruline ja pikk protsess ja jõuda lõpuks selle tooteni, mille kohta võib öelda, et ta on nagu õnnestunud ja ta nagu kehtestab ennast turul, et see teekond selle tooteni on üsna pikk ja keeruline. Mul on tooteid, mida ma olen arendanud 6 aastat ja lõpuks jõudnud siis nagu praegu just tulid mul uued näidised, tõesti üks selline tootearendus, mida ma väga pikalt olen teinud, üle 6 aasta isegi, on siis
selline ideaalne ringdisaini näide, kus sa kasutad siis ümbertöödeldud lõnga ja lood selle toote siis jäätmevabalt ehk siis kudumina. Õmbluses on alati mingid ülejäägid, aga kui me räägime kudumisest, siis on seal selline seamless knit tehnoloogia, mis tähendab seda, et põhimõtteliselt on ta nagu 3D printimine, kus sul nagu kootakse see toode niimoodi valmis, et ta siit hakkab ja siit lõpeb, et seal tegelikult mingit ülejääki ei jää. Ja kui ta on monomaterjalist, siis kui ta hiljem tagasi tuleb, siis see materjal on võimalik saata nagu uuesti ümbertöötluses. Ehk siis selline ideaalne ringdisaini toode selleks, et leida, alustasin, ma ei tea, tõesti, selle Jaapanis arendatud tehnoloogia, nüüd sakslased ka teevad. Esimese sellise masina leidsin ma Indiast, siis see ettevõte läks pankrotti. Otsisin, lõpuks leidsin Leedust ja nüüd me töötame lätlastega, et tegelikult meie regioonis on isegi täitsa paar tootjat olemas, kes seda teevad, aga et sa leiaksid selle õige lõnga, et sa leiaksid, ühesõnaga, see on olnud, kui sa selle peale mõtled, see tundub, mis see siis on, et see on ju ülilihtne, on ju. Võtad selle lõnga ja kood selle valmis ja ongi toode, aga ma võin teile öelda, et see ei ole nii lihtne, kui sul on nagu nii spetsiifilised eesmärgid, siis see võib olla väga pikk rännak ja sellepärast ma saan ka väga hästi aru, miks meie turul on nii vähe ringseid tooteid, sellepärast, et sellise toote arendamine võtab erakordselt palju aega ja mitte ainult ajaressurssi, vaid ka rahalist ressurssi, sest et sa teed kogu aeg näidiseid, sa pead kogu aeg uuesti katsetama, mingi masinaga üks lõng ei tööta, siis ühesõnaga, see on liiga spetsiifiline. Igastahes see, mis ma tahan öelda, on see, et see disainiprotsess tihtipeale sellises valdkonnas, kus mina siis tegutsen, on ikkagi pikk ja eksperimentaalne ja paljud asjad tegelikult välja ei tulegi, et meil üks teadusprojekt, mida me siin paar aastat tagasi tegime, kus me samamoodi tahtsime luua toodet, mehaaniliselt ümbertöödeldud toodet Eesti tingimustes. Me lõpuks jõudsime ühe mütsikeseni, mis on väga armas mütsike, aga tootmisse, kui oleks tahtnud seda tootmisse panna, siis selle mütsi oma hind, kui sa kogu selle protsessi läbi arvutad, oleks üle 200 euro tulnud, et see on ka selge, et sellise tootega sa turule tulla ei saa, aga kuna see oli meil selline nagu akadeemiline uurimisprojekt, siis see oli ka okei, sest see oli ka tulemus ja me saame öelda, et Eesti ei ole tegelikult sugugi mitte isegi lähedal sellele hetkele, kus me võiksime rääkida tekstiiliringlusse võtust või mingitest lahendustest, neid lihtsalt ei eksisteeri. Siis oli mingid aastad tagasi oli meil tegime ühe sellise toreda kampaania, kus me tegime T-särke niimoodi, et tegime neile siis niisuguseid võrdlevaid analüüse, et üks särk on selline, mis on nagu tootmises tehtud, see on siis tootmises tehtud ja siis tegime härra Nestorile T-särgi tema enda vanadest T-särkidest samasuguse. Meil oli seal mitmeid toredaid inimesi, siin temal on, see on siis tootmises tehtud, see on ta enda nägu. Ja siis tegime tema vanadest T-särkidest stuudios talle koha peal, et näidata seda, et on ka, seda kutsutakse siis kohalikuks väärtustavaks taaskasutuseks, et see on ka üks selline kontseptuaalne oluline teenus, mida me tegelikult oma stuudios pakume. Majanduslikult mõttekas ei ole, aga kontseptuaalselt äärmiselt oluline, et sa saad tulla oma vanade riietega ja siis sulle disainitakse need ümber ja tehakse uus toode, et siis väldid kahte asja, et sa väldid oma rõivast äraviskamist ja tegelikult ka uute asjade ostmist, mis on nagu ütleme, kõige mõistlikum asi, mida teha võiks. Siin on nüüd üks toode, millel on ka huvitav nagu sünnilugu, sest et kui seda noolesärki vaadata, siis see sündis kunagi võib-olla 10 aastat tagasi sellest, et kui ma seal tehases vaatasin nagu üks teatud tüüp ülejääke, mis oli täpselt 30 sentimeetrised jupid. Ja siis ma nagu mõtlesin, et mida sellest nagu disainida, vaatasin, et täpselt see nool tuleb, eks. Selle särgi, see tootmishind tuli nagu üllatavalt kõrge, nii et tol ajal selle väljamüügi hind oli 45 eurot. Mõtlesin, et ei keegi seda ostma hakkab, et nagu T-särk, nii kallist T-särki keegi ei osta. Aga kuna me katsetasime, siis me tegime ühe kampaania ja nüüd me oleme 10 aastat seda toodet müünud ja ta jätkuvalt on
inimeste poolt väga armastatud toode ja see on nagu hästi hea näide sellest, et kuidas nagu tegelikult selle väärtustava taaskasutuse puhul ka iga partii, mis me teeme, on erinev tegelikult, eks, et meil kunagi ei tule kahte partiid täpselt samast kangast, aga samas mingid värvid saavad alati kindlad olla, et see on nagu seda tüüpi toode, millel on oma väga selge selline nagu austajate ring ja tõepoolest inimesed tihti tulevadki poodi ja ütlevad, et mul kollane ja sinine see mul on, et on teil mingit uut värvi, mis minule disainerina on nagu kõige kaunim kompliment, mis saab üldse olla, et järelikult toode on mugav, järelikult ta sobib kontseptuaalselt sellele inimesele ja ta tuleb tagasi ja ostab selle sama toote, mis nagu meie kollektsiooni puhul on vist kõige suurem osa kliente ongi tegelikult need, kes või ongi lojaalsed kliendid, kes hindavad seda, et meil on mingid tooted, mis meil on juba 10 aastat olnud kollektsioonis, eriti on mehed sellised, kes on nagu leidnud mingi ühe nagu püksitüübi meilt, siis nad reaalselt tulevadki, need samad püksid on jalas, ta juba teab, kus need on, võtab need ja läheb. Et see on, sest et ühekordset nagu ostu panna inimest tegema on nagu lihtne, aga saada inimest tegelikult sinu juurde tagasi tulema, see ei ole nii lihtne. Ja minu jaoks disainerina on see alati kõige suurem kompliment, kui keegi tuleb tagasi ja on nii rahul, et ta ostab sama toote, et ta ei tulegi midagi uut otsima, vaid ta tulebki ja ostab selle sama toote, sest et tema arust on see lihtsalt nii hea. Ma panin siia mõned videod, et oleks ka mingisugust sellist nagu visuaalset. Siin on siis näha see esimene pool tootmisest on ju nagu uue materjali valmistamine. See on siis selle Bangladeshi tehase jäätmeladu. Et selline näeb välja ülejääk kangas. Niimoodi on ta ladustatud lihtsalt õue. See on meie õmblusliin siin. Siis üks osa, mis me alati siis teeme, on see, et me teeme võrdleva keskkonnaanalüüsi kõikidele oma toodetele, et oleks teada, kui palju nad keskkonnasäästlikumad on. See on nagu viimane suurem arendus, mis me tegime umbes aasta tagasi. Selle sama Bangladeshi tehasega arendasime välja siis ümbertöödeldud kanga, mis on siis 50% selle sama tehase
väljalõikusjäägid pluss siis üks viskoosipõhine ümbertöödeldud viskoos Austriast, Lensingi tehasest. See oli tegelikult meil ka osa, meil praegu artikkel kirjutamisel sellel teemal, pole veel valmis jõudnud kirjutada. See oli niisugune aastane projekt, mille käigus me selle kanga arendasime. Tootja ei olnud varem teinud sellise 50% ümbertöödeldud kiuga kangast ja nad kartsid, et see kvaliteet ei tule hea. Tavaliselt pannakse 30%. Siin on siis näha, kuidas see kiud tehakse nendest ümberlõikusjääkidest. Probleem on lihtsalt see, et see kiud on üsna lühikene võrreldes puuvillaga või võrreldes mingi teise materjaliga. Ja muidu on protsess tegelikult täpselt sama, on ju. Lihtsalt toormaterjal on teine või sisendmaterjal on teine. Siin on ka oluline teada, et kui värvitakse nagu niidi etapis, siis kangas on kvaliteetsem, et kui värvitakse kogu kangast, siis see värv eraldub sealt ka kergemini ja kangas on odavam näiteks. See on siis, kutsutakse osoonpesuks, see on siis ilma vee ja kemikaalideta järeltöötlus, et see kangas pehmem oleks. Meil toodetel ei ole ka silte, teisest materjalist silte sees, et me alati trükime toote vajaliku info sinna kanga peale. Et hiljem oleks see taas ringlusse võtta lihtsam.
nendele pükstele me tegime siis ka keskkonnaarvutused, mis on siin näha ja noh, see, mis me õppisime, oli tegelikult see, et kui me räägime upcyclingust, siis upcycling on vaieldamatult kõige keskkonnasäästlikum, sa hoiad seal kokku, noh ka teksapükste puhul kuni üle 90% nii vett kui energiat, siis kui me räägime ümbertöötlusest, siis tegelikult ei ole see sugugi mitte keskkonnasäästlikum kui uuest materjalist tegemine, sest üsna suur energia ja vee sisend on sinna, aga kui sa võtad jälle nagu maakasutust, siis loomulikult on see mõistlik, et see on tihti, see on nagu kõik need keskkonnaarvutused või kui keegi küsib, et mis noh, et kui keskkonnasäästlik üks või teine asi on, siis seal on nii palju aspekte, mida sa pead vaatama kuni selleni välja, et kus kohast see toodetud on, millist energiat kasutatakse ja noh, millega sa ka võrdled, on ju. Ja noh, nagu ma ütlesin, et väga oluline osa minu elust on tegelikult on Eesti Kunstiakadeemia tiimalaboris, kus me teeme tegelikult teadusprojekte, see on meie põhiline tegevus, meil on aktiivsed praegu, ma arvan, et mingi 5-6 projekti. Kõige suurem projekt on tegelikult UpMade'i projekt, mis meil hetkel käimas on ETAG-i rahastusel, mis oli meile väga suur selline noh, arengus suur edasiminek, saime ETAG-i granti niisuguse ligi miljonilise, millega me seda UpMade'i sertifitseerimissüsteemi siis edasi saame arendada ja just lõppes meil veidi aega tagasi, paar nädalat tagasi üks tore KIK-i projekt, mis me tegime Keenias ühe tehasega. Et Keeniasse on mind kuidagi viimastel aastatel elu hästi palju viinud ja vahepeal isegi viibisin seal pikemalt, et ma olen seal teinud ühte inkubaatorprogrammi noortele disaineritele ja Jaak Ilmiga taaskord filmime järgmist dokumentaalfilmi, kus hästi suur osa tegevusest on Keenias, sest Keenia on see koht, kuhu me oma kasutatud rõivad siit heaolu ühiskonnast saadame ja see on tegelikult tekitanud seal erakordselt palju probleeme, millest noh, üks võib-olla neid probleeme, mida me ei oska märgata või millest ei räägita, on tegelikult see, et Keenia enda tekstiilitööstus on tänu sellele välja surnud. Ja kui mõelda nende väga rikkalikule tekstiilikunstile üleüldse, nendele värviliste trükikangastele, mida te kõik teate, kui te mõtlete Aafrika peale, siis seda praktiliselt enam ei eksisteeri. Trükitakse Indias need kangad tänasel päeval ja siis me oleme teinud pikemat koostööd sealt siis ühe tehasega, kes on veel viimane, kes ka trükib ja on meie ringdisaini tudengid ka 2 aastat käinud siis seal tehases õppimas seda, kuidas see protsess välja näeb, et siin on kokku pandud siis üks video meie viimasest projektist. We are starting to pay attention to what happens after consumers discard their clothes, but we know little about what is left behind in the textile and garment production process. At a time of circular economy, there are less and less excuses to waste resources in the production process. There are simply better options out there. UpMade system helps factories to circulate waste materials back to the production inside. That's the most important thing. So basically, UpMade system does 2 things. One is waste analysis to see what type of waste we have in production, and then environmental calculations to see how big is the impact of the first made product and then upcycled product. Estonian Academy of Arts, SCI Tallinn and Moi University in Kenya have been working on transferring the UpMade principles to real life. The textile industry has been listed as the second most polluting industry after oil and gas. This is a global position. When we look at Kenya, we find a lot of environmental issues. Number 1, in dyeing, we find that the dyes are not pre-treated before being released to the water streams. So this is very serious because it seems the toxic chemicals are ending up in the rivers and in the lakes and in other areas. That is exactly what our project sought to tackle, the environmental impact of textile and garment production in Kenya. We started with Rivatex textile factory. So first thing we started with was the waste analysis to understand what type of waste they have, and as they actually make fabric themselves, so then we went through all the process of from raw material like raw cotton coming in till the making the product. And after that analysis, we continued designing products to see how we can bring the waste back to the
the production, and we worked with 3 different products. So basically a simple jacket, what they have been doing anyway, right? One of them I'm wearing right now. We did first jacket from the good quality 100% cotton, second jacket from the leftover fabric what was there like longer time already, and then we printed on the leftover material and made third jacket out of it, and then we made a life cycle assessment to compare the environmental impact of each product. It is important to carry out the life cycle assessment of any given product so that at least you can be able to know the carbon emissions that are associated with producing that product. And also it is a good opportunity to see the renewable materials that can be used, and also the opportunities in the design of this product, so that from the onset you can come up with products that are very durable, and also you make the use of the 4 R's in textiles, so that you produce products that can be reused, that are repairable, that can be repurposed and recycled, so that you contribute to the circularity of the textile. And also in Rivatex we had a workshop for 5 designers and 55 seamstresses to explain them how to integrate the UpMate model into their production system. The workshop was interesting. We got to learn how to utilize the big grade fabrics and the cutting leftovers and produce items that can be sold in the market. We also guided the factory's management and production team through the process of achieving UpMate's certificate and audited the factory. We made sure that the upcycled products are made from waste and leftovers, that they do not contain hazardous chemical substances, that the work conditions are as required, and a lot more. At the end of the project, Rivatex was awarded the UpMate certification. It is going to add one more product range, which we didn't have. So from that now you can see we are going to see an upward trend in our sales. We are going to see an improvement since most of these garments are hand-stitched. They have premium prices. So if the world outside there knows that Rivatex makes this, I'm sure it is a plus for us. In 1970s, Kenya had over 54 functional factories like Rivatex. By the year 2015, most of them have had collapsed and bankrupt. As we speak, we have less than 10 that are working. So there is the aspect of profit. The Kenyan industries need to move into a point whereby they are able to produce textiles in a competitive manner. They should also produce textile in an environmental manner. And I believe in the next 20 years, with projects like this one, Kick UpMate, Kenya will learn how to handle waste. That means for every material that we use, Kenya is going to be at the forefront of utilizing all the material that we use. There'll be no waste. There'll be nothing going to the Dandora dam site, so there'll be no problem there. There'll be no clothes to be thrown into Nairobi River. The water that will be coming from the dyeing factory will be pre-treated. Big changes start from small things. We hope that the effects of transferring UpMate knowledge is not limited to a single factory in Kenya and the East Africa region. Going forward, Estonian Academy of Arts and SCI Tallinn will continue enhancing the UpMate system and combat textile issues around the world. Nii, ma sellest ei jõua teile rääkida, sest et ma olen 2 mintsa juba üle läinud, aga te võite ise vaadata, kui teid see teema huvitab, et meie viimane arendus tegelikult oli toote digipass. Aastal 2027 Euroopa Liit siis tahab juurutada kõikidele toodetele niisuguse asja nagu toote digipass ja me arendasime selle välja ja see on tegelikult meil kodukal olemas, et kui kedagi see huvitab, seda tahab näha. See on nüüd lõplik parameetrid pole veel tegelikult komisjonilt tulnud, et mis sealt digipassis olema peavad. Meil on tehtud selline natuke külluslikum variant koos siis life cycle assessmentiga, tõenäoliselt seda ei hakata nõudma esimeses järgus, aga meil on ta olemas. Ja tehtud ka sellele samale ümber töödeldud teksa toodetele, mis on siin siis näha, mis need tulemused olid, et see on kõik seal kirjas. 3 mintsa panin üle, aitäh teile!